Jänku Juss läheb reisile. Kas teie ka kuulsite, et meie lendu lükati 2 tunni võrra edasi? Kuulsime küll. Peaksime registreerimislauda pöörduma ja täpselt järele küsima. Mul on meeles, et alates 2-tunnisest hilinemisest on reisijal õigus hoolitsusele. Tere! Tere! Just teatati, et meie lendu on 2 tunni võrra edasi lükatud. Palun teie dokumendid ja piletid. Kontrollin kohe üle. Teil on õigus, see on tõesti nii. Millised õigused meil lennu hilinemise korral on? Siin on kirjas lennureisija õigused. 2-tunnilise hilinemise korral on teil õigus saada ooteajaga võrreldes piisavalt sööki. Samuti saate tasuta teha 2 telefonikõnet ja saata meili. Palun, siin on teie toidutalongid, millega saate endale vahepeal lennujaamas sööki-jooki osta. Aitäh! Mina ei teadnudki, et lennukis saab ka süüa ja juua. Lennufirmad pakuvad lennu ajal nii sööki kui ka jooki. Mõnikord on see küll tasuline. Enne reisi tasub järele uurida, kas söök ja jook on piletihinna sees või mitte. Meie piletid seda ei sisalda, seetõttu tuleks meil lennukis söömiseks või joomiseks selle eest maksta. Ahah, aga kas me saame siin osta sammu asju, mis kaupluseski? Ei, lennuki valik on ikka väiksem, lennuk on ju mõeldud eeskätt lendamiseks. Oi, aga ühte meie kohvritest ei olegi. Lähme lennujaama kaotsi läinud pagasi teenindusleti ja kirjutame selle kohta avalduse. Aga seal kohvris oli ju mu pardikambahari ja kähnakalle sampoon. Millega ma siis nüüd pesen ennast? Oi, meie kõigi pesutarbed olid just selles kohvris. Can we get sachets with toiletries? Yes, please. Here you are. Mis te rääkisite? Isi küsis lennufirmalt esmatarbevahendeid ja teenindaja andis need tasuta. Näete, seal ongi meie reisisaatja. Tere! Tere! Las ma juhatan teid bussi, mis viib hotelli. Siit leiate eesti keeles kogu vajaliku info, nagu näiteks söögiajad, ekskursioonid ning muud huvitavad selle maa kohta. Siin on kirjas ka mu telefoninumber, et saaksite probleemide korral helistada. Aitäh! Oi, kui palav siin on. Teeme rõdu ukse lahti. Teeme jah. Poisid, nüüd on ju veelgi palavam, sest õhk õues on lausa kuum. Ahaa, õhukonditsioneer on vist trikkis, sellepärast ongi toas palav. Mis asi see konditsioneer on? Mina tean, see teeb palava õhu jahedamaks. Raidol on see ka maakodus olemas. Ma lähen räägin hotelli vastuvõtus sellest probleemist. Ilma konditsioneerita sulame siin peaaegu üles. Poisid, meiega võtame vahepeal asjad kohvrist välja. Korras, konditsioneer ei olnudki katki. Kõigepealt küsiti minult raha, et konditsioneer sisse lülitada, aga meie reisidokumendis oli kirjas, et see on juba hinna sees. Kui ma seda neile näitasin, siis lülitasid nad kohe konditsioneeri sisse. Just tule katsu, kui jahedalt õhku siit tuleb. Mis te arvate, kui läheksime nüüd randa? Lähme jah, me tahangi supelda. Ai, ma lõin enda varba kivi vastu ära. Siin ei olegi ju liivaranda. Vaatluslugu, me kõik arvasime, et kui hotell on ranna ääres, et siis on see liivarand. Oleksime pidanud selle ikka üle küsima, et missugune rand siin ikka on. Aga mis me nüüd teeme? No Sitsiilias on kindlasti liivarandu ka. Eks me pea homme auto rentima, et paremaid kohti leida. See soe teeb nii uniseks. Peaksime vist varem magama minema, et homme värskena ärgata. Lähme jah hotelli tagasi. Ja tööd ja ilusaid unenägusi. Hea tööd! Mis see on? Tundub, et siin peetakse pidu. Äkki on see hoopis maavärin? See nüüd küll lastega peredele sobiv hotell ei ole. Me ei saa ju niimoodi ennast väljagi puhata. Las ma helistan reisikorraldajale ja räägin sellest asjast. Mis sulle öeldi? Reisikorraldaja oli ka üllatunud, et ööklubi hotellile nii lähedal asub.
tema oli uskunud hotelli omaniku kinnitust, et see sobib lastega perele. Keegi polnud ka varem kurtnud, sest me oleme vist esimene lastega pere selles hotellis. Igal juhul ta vabandas ja lubas meid juba homme hommikul teise hotelli paigutada. Kas see on ikka samamoodi 4 tärni hotell koos hommiku- ja õhtusöökidega? Ja ning lisaks pidi seal lähedal olema ka kena liivane rand. vahva. Vaat siin on mõnus puhata. Hea, et saime teise hotelli. Ja perega puhkamiseks on see koht väga hea. Sellel tänaval on mitu autorendifirmat. Lähme ja võrdleme nende hindu. Mina ei saa aru, miks me just 3. kohast auto rendime. Seal oli hind ju teistest kõrgem. Tegelikult on sealt autot rentida kõige soodsam. Kas kallim ongi soodsam? Mõnikord küll, me saame sealt sellise auto, mis on teistest uuem ja võtab vähem bensiini. Kokkuvõttes kulub meil bensiini peale vähem raha ja samuti säästame loodust. Samuti on nende kindlustus selline, kus auto renti ja omavastutus on väga väike. Milleks see hea on? Kui autoga peaks mingi õnnetus juhtuma, siis maksab rendifirma ise pea kõik auto remontimisega seotud kulud. Rentija aga peab maksma vaid selle summa, mis on omavastutuse summana kokku lepitud. Siinses tihedas liikluses on tõesti hea ettevaatlik olla. Tõsi ta on, siinse liiklusega tuleb lausa harjuda, aga lähme nüüd oma autole järele. Alati tuleb enne rentimist üle vaadata, ega autol kriime või mõlke ei ole. Muidu tuleb need ise pärast kinni maksta. Sellel autol oli peal 3 suurt kriimu, mille märkisime auto puudusena üles. See tähendab, et meie ei pea nende eest vastutama. Väga ettenägelik. Mis te arvate, kui teeksime esimese sõidu turule? Miks ka mitte? Vaata just kui vägevalt vööd on, vaata seda. Jah, see on Armani vöö ja see on kindlasti väga kallis. Juss, loe hoolikalt. See on ju hoopis Arnami, ilmselgelt Armani vöö kehv koopia. Näe, panna tuleb kohe otsast ära ja õmblused on kohati hargnenud. See ei ole väärt isegi mitte paar eurot, rääkimata 5 korda kõrgemast hinnast, mida müüja küsib. Turgudel ei müüda kunagi tippmoeloojate toodangut. Oi, kui ilusad kingad siin on. Täpselt minu seeliku värvi ja mugavad ka. Kui palju need siis ka maksavad? Müüja ütles, et muidu on nende hind 30 eurot, kuid mul on erihind 7 eurot. Küll on meeldiv müüa. Ai! Mis juhtus? Kingakonts tuli alt ära ja ma vist väänasin veidi oma jalga. Las ma aitan sind. Aitäh, panen oma vanad kingad jalga tagasi. Aga käime veel täna turult läbi, nende kingade eest tuleb küll raha tagasi küsida. Sõidame kas või kohe. Head uudised. Meie kohver leiti üles ja see tuuakse meie hotelli vastuvõtulauda. Vahva, nüüd saan enda lemmikhambaharja kasutada. Leit on tühi ja müüja kadunud kui vits vette. Kõrvalt letist öeldi, et ilmselt tuleb ta tagasi alles mõne nädala pärast, aga siis oleme me juba Eestis. See on ikka üks hea õppetund küll võõrat turult ostmise kohta. Jah, paljud müüjad on siin eraisikud, kes kauplevad nagu ise heaks peavad. Ei anna nad tšekki ega võta endale ka kohustusi praakkauba hüvitamiseks. Nojah, eks ma olin meelitatud nii suurest allahindlusest. Lootsin odavalt saada kvaliteetseid kingi, aga sain hoopis nina nipsu. Küll siin on ikka ilus mäed, meri ja pälmid. Jah, ka kuivanud jõesängid on kennad. Aga miks see tüke siin ees on? Me peame tasuma teemaksu enne, kui edasi liikuda saame. Mis maks see on? See on selline maks, mida peab tasuma, et oleks raha teede ja tunnelite korrashoiuks. Kui sõita pikka maad, võib selliseid tõkkeid olla päris mitu ning ka maksu suurus võib mõnevõrra erineda. Aga meil Eestis küll teede maksu ei ole. Jah, iga riik otsustab ise sellise maksuvajaduse üle. Hakkabki juba meie puhkus lõppema. Homme kell 6 õhtul tuleb juba buss järele. Mida me enne seda võiksime teha? Meil on veel botaanikaed jäänud külastamata. Kas olete nõus? Lähme sinna. Aga meil tuleb hotellituba vabastada juba hommikul 12. Kas me peame oma kohvreid mitu tundi kaasas kandma? Ära muretse. Ma uurisin järgi, et meie hotellil on kohvrite jaoks eraldi ruum. Me saame need sinna jätta. See on väga hea. Noh, poisid, kas reisime mõnikord veel? Kindlasti. Reisid on lahe. Isegi hoolimata viperustest.
isegi siis, üles korduks muinasjutt sai läbi.